siis andis mulle võimaluse tulla tagasi oma lapsepõlve maale ja vaadata otsa paljudele rõngulastele, nende seas ka nendele inimestele, kes veel mindki mäletavad, nagu äsja oli koos õpetaja Virguga, kes on klassiõpetaja olnud, õpetaja Kattaiga ja teistega. Niisiis, tulles Rõngu, on mul alati kuidagi soojad tunded ja kui ma juba Tartust ja Lõuna-Eestist sõitma hakkan, siis midagi sellist ei ole raske seletada, mida ma tunnen. Aga Rõngu on loomulikult palju muutunud nende aastate jooksul, mis ma siit ära olen olnud ja muutunud ainult mitte selles mõttes, et kadunud on osa maju ja palju rohkem on juurde kasvanud. Kahjuks ei ole seda vana koolimaja enam, mille mina 54. aastal lõpetasin, aga selle eest on siin suur ja uhke ehitis juba tükemat aega. Nii et elu on läinud oma rada ja muutused ei ole olnud mitte ainult hoonestuses, muutused on olnud ka looduses, sest ma sõitsin ka paar aastat tagasi sinna Lossimäe poole, kust alt voolas kunagi läbi jõgi, mida ma ka oma mälestuste raamatus kirjutan, kus me püüdsime kivirüntasid ja niinimetatud ooperkupud või siis NKVD väeosa lasi vette, seal oli suur vesi ümberringi. Aga nüüd ei olnud enam sildagi selle koha peal, kus ta oli, rääkimata suurest veest, oli järele jäänud ainult väike nire. Aga kõik siin ilmas muutub. Veega kahjuks oleks võinud taevas lahkem olla Rõngu rahvale, siis oleks kindlasti siin ka suvel rohkem inimesi. Aga Elva ja Otepää pakuvad rohkem vett. Aga kusagilt kuulsin ma vist siit Rõngu endise õpetaja käest või Vaike Kattai käest, et kusagil seal Rõngu kiriku taga oleva sooga olla plaanid olnud selle sinna üles kaevata ja teha sinna üks suurem bassein. Ja kindlasti oleks see üks selline tegu, mis annaks Rõngule midagi juurde. Ma lähen veel korraks tagasi minevikku ja räägin paar sõna selleaegsest kiriku elust. Siia sisse tulles me nägime siin seinal, näeme pilte, kus on leeriatsed ja keegi õpetaja eesotsas. Aga ma ei oska öelda, kes see on. Küll arvan ma ja nagu mu abikaasa puhulis olla keegi need pildid leidnud ja öelnud, et oleks hea, kui keegi tunneks nendelt piltidelt mõningaid inimesi. Aga mina ei oska öelda, et see oleks minu isa, kes seal ees on. Ma kahtlustan, see võib olla tema eelkäija Lootsmaa enne sõda, kes oli Rõngu õpetaja, kes läks Inglismaale, mis ta sedasi sai, ma ei tea, kahjuks olen kuulnud, et ta oli laevakapten hoopis hiljem. See selleks. Minu isa tuli õpetajana siia kohe pärast sõda 45. ja töötas siin 10 aastat 55. kuni Tartu Maarja kogudusse minekuni ja mina ja ma arvan paljud teised, mitte ainult kirikuinimesed, vaid ka kultuurirahvas, sest eks ole ju religiooni kultuuri fenomeen. Avaldaksin tagantjärele tänu selle eest, et minu arvates üks suuremaid asju, mida tema siin Rõngus tegi, seisnes selles, et ta päästis konsistooriumi raamatukogu, mis oleks viidud Riigemäele või põletatud ja millele tuldi järele autodega ja öeldi, keegi teist läheb auto peale, kes raamatut või teie. Ja isa ütles, et siis tahab tema. Ja seda ka lubati tõeks teha.
aga siiski mingit arreteerimiskäsku nad ei saanud, sest et isa ütles, et kui te toote mulle tõendi, teil on oma ülemused ja minul on oma ülemused, ja kui te toote mulle tõendi konsistooriumist, et ma olen kohustatud need välja andma, siis ma seda teen, aga vastasel juhul mitte. Ja need kanti, hiljem nerilapsed kandsid need raamatukogu kirikusse. Nii sai see raamatukogu päästetud. Veel üks Valk kiriku valdkonnast, millelt alustas Uusa esimesena Eestis. Ta on ikka Valga praoskonna praos. Vabandust, ma räägin natuke kõvasti jälle ära. Ta alustas lasteristimise pühapäeva, mis hiljem levis üle Eesti. Ja esimene siis selline pühapäev on toimunud tema algatusel eesvedamisel, kus ma mäletan karvused 28 last toodi korraga ristima, ristimisel nii suuri kui väikesi. Kõneda võiks muidugi minevikust palju, aeg on piiratud ja isal oli mul üks põhireegel, mida ta kinnitas, et rääkida tuleb niimoodi, et inimesed mõtleksid, kui rääkija lõpetab, et kena oleks, kui ta veel edasi kõneleks, aga mitte, et ei ootaks, kui ta ei oskanud lõpetada. Niisiis, tema jutustas ainult 15 minutit ja ma ei jutusta ka kauem. Aga mul on veel natuke aega. Tähendab,